Tegelikult oleks ju saavad raha, hakkame siis adukohta otsima. Hoia eemale! Oota nüüd! Tässä tee vatsalla. Ota siia. Mulla väittäis kaavalla sitä lastaa reskisellä. А вот Näe, ma annan sulle moosat tõu välja. Kui sõu palli. Kui sõu palli. Кто-то там наверху ходит.
No nii, head mustamäelased, head külalised, tere tulemast Mustamäe Vilde spordiparki. Aplaus, aplaus! Ega me iga päev ei ava sellist mõnusat, toredat, suurt parki. Ehk siis natukene teeme selle peale suure uraa. Uraa! Mul on hea meel avakõneks anda üle sõna meie linnapeale Taavi Aasale. Aitäh ja tere kõigile ja rõõm näha, et nii palju inimesi on tulnud unistama siia seda uut parki. Sellel aastal on see Tallinnas 3. ja nii nagu näha on sellest, et on tulnud siia seda parki uudistama ka mõned naaber linnaosade vanemad, kes unistavad sellest, et äkki saaks sellise asjaga ka veel mõnda linnaossa, siis Mustamäelast üle on kindlasti hea meel, et selline park siin olemas on ja et siin on tegevus siis kõige väiksematele. Eriti tähtis see, et noored saavad tegevust, ei pea mitte kuskil kaubanduskeskuses mängimas käima, vaid saavad siin ikka midagi päriselt ise teha. Ja loomulikult siin on ka võimalused täiskasvanutele, nii et hea meel mustamäelaste üle ja kasutagem seda parki. Aitäh, Taavi, hea sõnad eest. Ja nüüd ma tahaks sõna anda abilinnapeale Vadim Belobrovtsevile, kes tegelikult kureerib ju spordi ja noostit ja lisaks ka kultuuri. Ole hea, Vadim. Aitäh. Tere päevast ka minu poolt. Tõepoolest, nagu linnapea ütles, et ma arvan, et iga linnaosa unistab sellest, et neil oleks kas või üks selline spordiväljak nagu see Mustamäel ja tegelikult me avame juba sel nädalal ka Lasnamäel ühe väljaku, mis on küll natuke väiksem kui see siin, aga ikkagi päris korralik. Üks väiksem väljak sai avatud kesklinnas Koidu tänaval ja loomulikult, kui linnapea siin lubab, nagu siis ma omal poolt ütlen, et igas linnaosas kindlasti võiks olla vähemalt üks taoline välisspordiväljak ja me kindlasti töötame selle nimel, et niimoodi see ka läheks. Ja siinkohal loomulikult ma tahaks tänada spordiameti inimesi, kes väga korralikult ja väga põhjalikult sellega tegelesid. See ei olnud kõige lihtsam objekt, olgem ausad, ja nägime päris palju vaeva igasuguste lubadega, et see asi siia nagu päeva lõpuks ka kerkiks. Loomulikult ma tänan Laurit ja Mustamäe linnaosa valitsust selle eest, et nad olid hästi peale tükivad, et kogu aeg käisid ja küsisid, et millal tuleb ja nii edasi, et suur töö oli ka linnaosa valitsuse poolt tehtud. Nii et suur tänu neile ja loomulikult suur tänu rahvale, kes kogu aeg oli selliseks, ütleme, lakmuspaberiks, nagu öeldakse, et vaates kogu aeg küsisime rahvalt, et kas see asi siia sobib, kas teeme seda natuke väiksemaks, teeme natuke suuremaks ja nii edasi. Nii et põhimõtteliselt Mustamäe elanike tagasiside pealt me selle asja siia ka ehitasime. Nii et suur tänu teile ka ja loodame, et ilm meil jääb päikesepaisteliseks nagu praegu ja veel sellel aastal saavad siin noored ja miks mitte ka täiskasvanud siis spordiga tegeleda, sest see sport ongi elu. Aitäh! Vadim, на русском тоже пару слов. Да, спасибо. Приветствую всех сегодня здесь. И, конечно же, скажу кратко, практически каждый район у нас в городе мечтает о том, чтобы обязательно хотя бы одна такая площадка для занятия спортом на свежем воздухе у них была. На этой неделе мы откроем в Lasnamäe на улице Кивила, такую чуть-чуть поменьше, правда. В центре города на улице Койда уже была такая открытая. И здесь, конечно же, большое спасибо нашему спортивному департаменту, который очень активно работал над тем, чтобы эта площадка здесь была построена. Это была не очень легкая работа. Большое спасибо Лауре и управе района Мустаная за то, что они также проделали большую работу. Все время приходили, спрашивали нас, когда уже наконец мы это все сделаем, как мы это будем делать. И молодцы, так, конечно же, нужно делать. Ну и, конечно же, всем жителям Мустаная за обратную связь, которую все время мы получали, какой должна быть площадка, где она должна быть, будет она меньше, будет она больше. Это действительно всегда очень важно, и поэтому я очень рад, что здесь сегодня эта площадка появилась. Думаю, мы будем продолжать в том же духе, и в каждом районе у нас, по крайней мере, одна такая, желательно несколько, обязательно в будущем появится. Поэтому спасибо вам большое и желаю хорошего занятия спортом. Погода пока позволяет, так что, надеюсь, и молодые, и дети, и взрослые обязательно будут сюда приходить и заниматься спортом. Спортом, как мы знаем, это жизнь. Спасибо. Aitäh, Vadim.
nii, ma näen seda, et meil on veel tähtsad külalised tulnud Mustamäele. Siin on Andrei Novikov, kes meil on samuti abilinnapeaga, tegeleb meil linna planeerimise ja ehituse valdkonnaga. Siis on meil Eha Võrk, kes tegeleb linna kinnisvara asjadega. Tulge mõlemad siia. Tulge mõlemad, Andrei ka. Et ma tahaks kohe küsida Eha ennast, et mikrofon toimib ikka. Et mis muljed on praegu jätnud siis see spordiväljak? Mulle kui selle kooli lapsele jätab see väljak väga sügava mulje sõna otseses mõttes. Sest ma mäletan, kui siinsamas hüppasin kauguste jooksin 60 meetrit, aga tean, kuidas viimased aastad on see olnud maha jäetud paik ja nüüd näen, et siin saab mütata ja mina kavatsen ka siia tulla sporti tegemist. Sellega saab ju meiesugune hakkama. Nii et aitäh kõigile tegijatele ja ma näen, Lauril on siin, minu kooli ehitamine, muidugi mäletan, vaatasin siit samast aknast. Nii et mustamäelastel on suur päeva tegelikult meie naabritele, kogu Tallinna linnal, mis sina arvad? Ma usun, et üks tähtis asi, ma vaatan, kes ja ma usun, et teile on väga oluline see, et mitte ainult lapsed ei ole saanud endale midagi uut ja võib-olla seninägematut siin paigas, vaid kogu see ala on muutunud, ta on muutunud valgemaks, see tähendab, et turvalisemaks. Siin on tekkinud ka jalakäijate juurdepääsuteed, mis on väga oluline igaühele teile. Ja ma usun, et sellest paigast kujuneb teile selline koht, kus saab mitte ainult vaadata, kuidas lapsed sporti teevad, vaid ka lihtsalt veeta aega, nii et õnnitlen teid selle ala korda tegemisega. Ma usun, et te kõik väärite seda ja linnaosa väärib seda. Aitäh Andreile ja Ehale ja me läheme oma üritusega edasi, et ennem kui me seda liiti hakkame lõikama ja nüüd tähelepanu lapsed ja noored, me kohe kutsume teist 3 nii-öelda noort, kes lõikavad selle lindi läbi. Ehk siis oleks hea, kui üks oleks päris väike, teine natukene suht ja kolmas võib olla üle minu pikkuse. Ehk siis valige enda vahelt need 3 toredat noort välja, kes tuleks ja pärast lõikaks linti. Aga ma räägin natukene selle pargi et ma saan aru, et ma pean siia kaugemale või lähemale tulema. Kui te vaatate sinna poole, seal kus meil on need sellised künkad kaetud asfaldiga, siis see ala on mõeldud jalgratturitele. Ehk siis nendele jalgratturitele, kes teevad trikke. Väga lihtne. Kui me tuleme siia poole, siis on betoonala, see on täiesti mõeldud meil rulatajatele. Siis see ala, kus me praegu oleme, tegelikult ongi selline vaba viibimisala, kus on võimalik istuda, rääkida juttu. Seal üleval, kus mehed praegu seisavad niimoodi jalgadega peal, seal saab kontsertid pidada ja loomulikult saab pinksimäng ja ka hokivõistlust korraldada, miks mitte. Kui me liigume nüüd Kännukuke poole, siis on näha, et meil on parkuurimisala päris suur. Parkuurijad on sellised inimesed, kes meeldib hästi palju hüpata ja nende jaoks ongi see ala. Ja loomulikult väikelaste ala. Ja kui me vaatame veel sinna täiesti Kännukuke poole, kus on sellised hallikad, torud ja atribuutikad, siis need on tegelikult professionaal jõumeestele. Ehk siis nemad hakkavad seal trenni tegema. Ja ma kohe ütlen teil lisaks, et rahva sellised trennasoorid me paigaldame järgmine kevad sinna samasse asfaltplatsi peale selle juurde. Ehk siis need tulevad ka veel. Lisaks sellele me oleme asfalteerinud ära korvpalliväljaku uuesti ja ka sinna tulevad korvpallilauad, ehk siis noored saavad ka seal korvpalli mängida. Aga teeme siis selle traditsioonilise lindi lõikamise ja selleks ma palun 3 noort. Ehk siis ma näen ühte tüdrukut. Tule ülesse. Kõik 3 või? Aga võtan väiksema ka või? Kes tahab väiksematest ka lõigata? Juba on olemas tüdruk. Väga hea. Lähme nüüd. Nii. Kas linnapea tuleb ka? Kas Vadim tuleb ka?
nii, vaadake sõbrad. Niimoodi, tule ka siiapoole. Tule siit läbi. Nii, oskad lõigata? Ikka oskad. Nii, võta kätte. Niimoodi, oota. Ja assisteerime, näitame, võta kätte. Nii, aga üks poiss on puudu. Nii, tüdruk, poiss, nii peabki olema. Minge natuke enne keskele. Ja pärast on niimoodi, et ka teised noored saavad, tulge kõik lähemale. Pärast saate veel lõigata ja väiksed jupid endale võtta. Nii, aga kuidas me noored lõikame? Aplausi saate või? Nii, teeme noortele ka aplausi, kui nad lõikavad. Valjumini. No nii, hurraa! Nii, see on sulle mälestuseks. Nii, aitäh, Ärid. Ja see on sulle mälestuseks. Said see lindi kätte ka, ei saanud veel. Nii, aga lõikame siit. Nii, lõika endale väike jupp, siit maast. Nii, ja kõik teised, kes tahavad veel lõigata endale jupi mälestuseks, saate seda teha. Ja käärid, kus meil on? Nii, Inna siis vaatab neid kääre. No nii, ja plats on ametlikult avatud. Hurraa! Ma nüüd hea meelega, kuna meil on sellised võimalused mängida pingsi, aga mul kahjuks ei ole praegu pingsi reketit kaasas. Selles ma olen palju parem kui ütleme lauahokis. Siis ma kutsuks äkki linnapea duellile, ehk siis tahaks mängida temaga hokit. Mis sa arvad, Taavi, sellest? Teeme ära, kuulge, nüüd tuleb õnn. Lähme mängime.